Asume esimese päevakorrapunkti juurde. Me oleme tavaliselt kokku leppinud siiski ka mingisugused tagumised piirid, et kui pikalt me seda teemat arutame. Eesseisus arvas, et me võiksime täna kokku leppida, et proovime hakkama saada 1 tunniga, 60 minutiga. Loomulikult, kui asi läheb väga põnevaks ja me leiame, et tuleb teemaga edasi arutada, siis me võime ka seda otsust ju muutua hiljem, aga praegu on ettepanek proovida hakkama saada 60 minutiga. Olete sellega päri? Keegi vastu ei ole? Ettekandjad on palunud 3 peale orienteeruvalt 35 minutit. Et peaks jääma meil ka arutamiseks aega. Aitäh! Ja kuulutan siis välja esimene päevakorrapunkt, linnale olulise tähtsusega küsimus, Tartu linna arenguks vajalikud raudteeühendused Tallinna ja Riia suunal. Palun, kes on esimene? Linnapea Urmas Klaas, palun. Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed, külalised, daamid ja härrad. Tartu linnavalitsus on teinud ettepaneku volikogule arutada linnale olulise küsimusena Tartu raudteeühendusi nii Tallinna kui Riia suunal. Erinevates vestlustes, kokkusaamistes Tartu linnas ikka jälle kerkib üles teema Tartu transpordiühendustest ja kaasaegsete, kiirete, turvaliste transpordiühenduste vajalikkusest Tartule kui avatud rahvusvahelisele kiirelt arenevale linnale. Me oleme raudteeteemat arutanud Tartu volikogus ka umbes 2 aastat tagasi. Me oleme arutanud väga põhjalikult Tartu lennuühendusi Tartu volikogus ning Tartu linnavalitsus on arutanud ka Tartu ja Tallinna vahelise kiirtee küsimust. 2 nädalat tagasi oli meie juures Maanteeameti peadirektor Priit Sauk, kellega sellel teemal pikemalt peatusime ja sellest kohtumisest tuli välja üks väga oluline seisukoht. Nimelt te teate, et mina ja paljud teist oleme rõhutanud, et Tallinna ja Tartu vahel peab saama 4-realine kiire turvaline kiirtee, et Vabariigi Valitsus on konkreetselt võtnud otsuse vastu Kose-Mäo lõigu ehitamise kiirteeks, 4-realiseks turvaliseks kiirteeks, siis ma olen öelnud seda, et see on pool rehkendust, et sellega on tarvis kindlasti edasi minna. Ja Priit Sauk sellel kohtumisel tõdes, et Maanteeametil on olemas valmisolek lähemate aastate jooksul ja ka kõik vajalik kompetents, oskus projekte juhtida selliselt, et Tallinn-Tartu maantee täies pikkuses 4-realisena ei ole kauge unistus, vaid see on realiseeritav ettevõtmine. Ja ma väga loodan, et see ka nõnda läheb. Priit Sauk kinnitas, et ka 2+1 ehk selle 1 lisaraja ehitamine, mis juba järgmisel aastal saab alguse Kärkna kandis ja Põltsamaal, on hiljem võimalik integreerida 2+2 kiirteesse või siis osaliselt jääb ka kohalikku transporti teenindama. Majandus-kommunikatsiooniministeeriumist on ka minister Michal mõne aja eest välja pakkunud idee, kuidas vajalik rahastus leida, ja ma loodan seda, et vaatamata kõigile muutustele, kui nad peaksid aset leidma, siiski need prioriteedid jäävad paika. Eesti vajab Tallinn-Tartu vahele kiiret turvalist kiirteed. Aga täna me oleme ette pannud keskenduda raudteeühendustele ja raudteeühendustele just nimelt Tallinna ja Riia suunal. Me linnavalitsuse poolt rõhutame raudteetaristu rekonstrueerimise vajadust, mis tähendab, et raudtee läbilaskevõime peab suurenema, et kiirused peavad olema kiiremad sellel liinil ja üldine turvalisus seeläbi ka tagatud. Me
näeksime hea meelega seda ja rõhutame vajadust ka ekspress rongiliikluse tihendamise järele Tallinn-Tartu liinil. Tänapäevas 4 ekspressrongi ei ole Tartu ega Tallinna vajadusi kaugeltki rahuldav ja kindlasti on tarvis ka hilisõhtust rongi, mis tooks inimesed lennujaamast teistest kohtadest Tartusse. Ja loomulikult me rõhutame linnavalitsuse poolt juba täna Elroni rongides teenuse kvaliteedi tõstmise järele vajadust, mis tähendab seda, et kui meil on esimene klass, siis see võiks olla tõeline esimene klass, kus on võimalik inimestele pakkuda kerget einet, jooke, ajalehti ja loomulikult mõelda ka taolise teenuse peale ka teises klassis. Ning loomulikult tartlastena tahame esile tuua ka Riia-suunalise raudteeühenduse vajadust. Riia on rahvusvahelist lennujaama omav linn. Riia pakub täna rohkem lennuühendusi kui Tallinn ja sellepärast meile on oluline liikumine mõlemas suunas kiirelt, tihedalt, turvaliselt. Nii et kõiki selliseid ettepanekuid ja valmisolekuid me soovime ka linnavalitsuse poolt järgnevatest ettekannetest kuulda. Ma soovin seda, et meie tänane arutelu oleks aktiivne ja Tartu seisukohad, Tartu hääl kostuks selgelt, aktiivselt, et meie vajadustega ja ettepanekutega arvestataks. Aitäh! Aitäh! Kes on järgmine? Eesti Raudtee, ma saan aru, jah? Arendusdirektor Anvar Salomets. Palun. Austatud volikogu, head külalised. Nagu öeldud, Eesti Raudtee poole pealt siis annan tänastest ühendustest ülevaate mina. Enne kui ma lähen esitluse juurde, ma ütlen ka alguses kohe selle reservatsiooni, et kuna üks aktiivne investeerimisperiood on lõppenud, järgmist me alles planeerime, siis kõik need valikud, mida me siin täna näitame, ei ole kindlasti veel kivisse raiutud, samas ütleme, päris hea pildi juba saab, kuhu see tähelepanu siis järgneval 5–7 aastal läheb. Ma räägin sellest tänasest kvaliteeditasemest, siis meie investeerimisplaanidest fookusega siis Tartu suund ja ka Valga suund, võimalikest alternatiividest, mis siis tähendab kiiruste tõstmine nii ajas kui ka rahas, ja kindlasti pisut ka tuleviku väljavaadetest, et see viimane on selline minoorne jutt, seega ma jätan selle lõpupoole, et alustame sisulisemate asjadega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et see tänane kvaliteeditase on infrastruktuuri poole pealt võrdlemisi hea. Ma siin ruttan mõned kuud ette, sest teatavasti Tapa-Tartu vahel raudteetööd veel kestavad. Lumi rikkus selle hooaja selles mõttes ära, et me peame lõppviimistluse tegema kevadel, aga ma räägin juba selles võtmes, mis juhtub alates siis kevadest. Me suudame tagada reisirongidele kogu siis Tallinn-Tapa-Tartu-Valga liinil maksimaalse kiiruse, võimaldame siis kiirrongidel pakkuda sõiduaega siis 2 tundi Tallinna ja Tartu vahel, ühes suunas on ta ka natukene vähem, 1 tund ja 57 minutit on siis juba uue sõiduplaani järgi välja hõigatud. Ja ütleme, täna me julgeme ka seda välja öelda, et selline teenuse tase siis järgmised 5 aastat on tagatud, et sealt nii-öelda siis järeleandmisi ei tule. Nagu öeldud, et kuna on selline investeerimisperioodide vaheline vaheaasta, siis me omanikuga ehk siis majandusministeeriumiga seda uut plaani sätime. Mõned ootused on kõlanud, üks selge ootus on siis see, et teenuse kvaliteeditaset 5-aastases ajaaknas kehvemaks lasta ei tohi.
vaatamata sellistele vähestele rahalistele võimalustele. Võrgustik olemasoleval kujul tuleb säilitada, see tähendab ka seda, et reisiveoteenus siis nendel lõikudel üle Eesti, kus täna pakutakse, seal teda tuleb ka nii-öelda 5 aasta jooksul pakkuda, need edasised mudelid või mõtted siis jooksvalt tekivad loodetavasti omaniku poole pealt. Lisaks on siis selgelt öeldud, et kvaliteeditaset tuleb Tallinna-Tartu vahel tõsta, ehk siis läbi kiiruse nii-öelda tuua seda sõiduaega allapoole võrreldes tänasega. Ja mis puudutab ka Tartut selgelt, või ütleme, Tartu suuna väljumisi on siis see Tallinna reisijaama pudelikael, ehk siis seal tuleb teha vastavad laiendused, et perspektiivis tihendada reisirongide sõiduplaani siis ennekõike tipptunni sees. Selle pealt on Eesti Raudtee teinud oma investeerimisstsenaariumid ja ka võiks öelda, et majandusministeeriumi suunal siis need ettepanekud, kuidas asju lahendada. Kuna meil jätkuvalt ei ole veel kindel rahastamismudel, siis te näete siin loetelus ka selliseid nimetusi nagu nullstsenaarium ja kärbitud stsenaarium, mida ei ole veel laualt ära koristatud, võib niiviisi öelda. Aga kindlasti, ütleme, mis ei ole ka jätkusuutlikud, pidades selle 5-aastase teenuse kvaliteedi taseme hoidmise vajadust silmas. Ja mis on siin ka oluline, et kui me Tartu suunal räägime nüüd kiiruste tõstmisest, siis loomulikult eeldus on see, et baasstsenaariumi asjad tehakse ära, et ei ole varianti, et me jätame baasstsenaariumi vahele, teeme mingisuguseid seksikamaid kvaliteediprojekte ja siis aasta möödudes ütleme, et tegelikult see teenuse kvaliteedi hoidmine ei ole jõukohane. Nüüd on siin väljavõte mõndadest suurematest investeeringutest, mida siis baasstsenaariumi korral peaks tegema. Ma olen highlightinud ära just Tartu suuna ühendusi ja Valga suuna ühendusi silmas pidades 2 suuremat tööd. Siit üldistavalt võib ka välja lugeda seda, et kui Tartu suuna raudteetööd on lõppenud, siis see 120 kilomeetrit tunnis on tagatud, nagu öeldud, ja selle hoidmiseks ekstra investeeringute raha panustama ei pea. Nüüd Tartu Valga suuna raudtee siis samamoodi on võrdlemisi heas seisukorras, kiiruse tagamine ei ole seal probleem, natukene tuleb siis teha uuendusi rongide liiklusjuhtimisseadmetes. Jällegi see lävend on siis 120 kilomeetrit tunnis. Ja ütleme siis kvaliteedistsenaariumi kohased suuremad investeeringud koos maksumustega on, nagu öeldud, see kiiruste tõstmine ja Balti jaama läbilaskevõime suurendamine, mis selgelt mõlemad Tartu suuna ühendustesse panustavad. Siin selle kiiruse tõstmise projekti juures on oluline ka silmas pidada seda, et see number 22 miljonit eurot ei ole kindlasti asi, mida peab koheselt välja käima, seda on võimalik teha etapiti, seega ka parandada sõiduaega etapiti ja seda on võimalik osaliselt teha ka selliselt, et investeeringutesse nii palju raha ei paigutata, aga selle võrra siis kulueelarves tehakse teatud töid, et kvaliteeditaset hoida. Et sellepärast ma ütlen, et see number on teatava reservatsiooniga siin. Lühidalt ka nendest mõjudest. See, mis puudutab nüüd 120 kilomeetrit tunnis reisirongide kiiruseid, siin mingisuguseid üllatusi ei ole. Küll aga siis see 135 kilomeetrit tunnis kiirus reisirongidele võimaldab seda tänast sõiduaega parandada ühes suunas siis tund 54-le, teises suunas siis tund 52 peale. Et ütleme, see on selline tehniliste ekspertide parima äranägemise pealt tehtud pakkumine, et kuidas mõistliku investeeringu kuluga oleks võimalik siis teenuse kvaliteedi tõsta. Kindlasti tehniliselt on võimalik teha igasuguseid mudeleid, seal siis investeeringu kulu kasvab eksponentsiaalselt juba. Nagu ka lubatud, et need võimalikud alternatiivsed valikud, kui me räägime siin, mis ka avalikus ruumis on kõlanud, räägime kiiruste tõstmisest, ka variandis siin 160 kilomeetrit tunnis, et me oleme ise enda jaoks välja arvestanud selle võidu sõiduajas. Siin ma teadlikult ei ole täna investeerimisnumbreid järgi kirjutanud, aga
sõiduaja pealt nii-öelda me täna nii-öelda tehniliste inimestena ütleme, et see 135 kilomeetrit tunnis on optimaalne, loomulikult kui tellimus on millegi muu järgi, siis oleme võimelised tegema ka midagi muud. 160 kilomeetrit tunnis märgatavat täiendavat efekti ei anna, kuivõrd see tänane raudtee sellisel füüsilisel kujul, nagu ta on algupäraselt loodud, ongi 120-se koridori jaoks tehtud, nii et see 160 kilomeetrit tunnis kiirus tähendab nii-öelda füüsiliselt koridori ümbertegemist teatud kindlates kohtades ja see lööb selle investeeringu kulu üles. Ja üks tähelepanek, et miks me räägime siin sellisest vaheetapis 135 kilomeetrit tunnis, see on jällegi oluline aru saada seda seetõttu, et need tänased algupärased rongide liiklusjuhtimisseadmed võimaldavad seda tagada ilma nende väljavahetamiseta, et kui kiirus on juba 140 ja ülespoole, siis on täiendav investeeringu kulu liiklusjuhtimisseadmete väljavahetamiseks, mis on ütlemata suur kulu, et siit ka see nii-öelda inseneride nii-öelda siis otstarbekas pakkumine. Nüüd läks valesti korraks. Nagu ma ka alguses nimetasin, need tuleviku väljavaated ja need võimalikud investeerimismudelid või stsenaariumid, mis siis lõpuks lauale jäävad, sõltuvad siis sellest, et kuidas siis omanik ennekõike tagab selle rahastuse, mis selle avaliku ülesande täitmiseks vajalik on ja kuidas ta nii-öelda suudab seda ka siis nii-öelda pikas perspektiivis kindlustada. Et teatavasti raudtee infrastruktuuri ettevõtte majandamine, kui väga kapitalimahuka ettevõtte majandamine selgelt ei ole võimalik nii-öelda üheaastase eelarve pealt. See kindlus peab olema pikemaks perioodiks tagatud, et oleks võimalik ja juhtorgan ka julgeks neid investeerimisotsuseid teha. Ja siin, nii nagu öeldud, et see minoorne pool, see küll ei puuduta nüüd Tartu suunda, aga ütleme siis Narva suunda ja Tallinnast lääne poole jäävat suunda, ütleb siis seda, et kui seda nii-öelda jätkusuutlikku rahastust parasjagu nii-öelda omaniku ootustele järgi ei teki, siis 2018. aasta teisest poolest me oleme sunnitud ohutuse tagamise eesmärgil vähendama kiiruseid Narva suunal pisut. See ei ole midagi drastilist, aga samm-sammult ja samamoodi ka siis Tallinnast Keila Paldiski suundadel. Siin on ka võimalikud lahendused, neid ma siin üle kordama ei hakka, et see nii-öelda rahastamisvajadus iseenesest on märkimisväärne. Oluline nii-öelda sõnumina on edasi anda seda, et see nii-öelda harjumuspärane tulu, mis laekus siis kaubavedudest, selgelt on kahanenud oluliselt ja see nii-öelda avaliku ülesande täitmiseks, on ta siis maksumaksja panus või mingisugune muu panus, selgelt on vajalik. Või siis vastupidi, nii-öelda leppida kokku, et kusagil me teenuse kvaliteedis anname järgi. See ei olegi jälle täna Tartu suuna küsimus, aga teiste liinide puhul on ta 2018 aastal meil nii-öelda oluline valik. See on ka kõik. Aitäh tähelepanu eest. Aitäh. Kas me kuulame ka kolmanda ettekandja ära ja siis esitame küsimused? Teeme nii, kuulame ära ja siis läheme küsimuste juurde ja siis hakkame veel sõna ka võtma. Ja nüüd siis on ettekandjaks Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip. Niimoodi. Palun. Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed, mul on tõesti hea meel olla täna siin ja tegelikult näha sellist huvi. Ma pean kahjuks tunnistama, et siiamaani Tartu huvi on minu jaoks rohkem peegeldunud meedias läbi lennuliikluse
parendamise, et mul on selles mõttes hea meel tõdeda, et ka Tartu jätkuvalt on ikkagi huvitatud headest rongiühendustest. Aga püüan natukene siis anda ülevaadet võib-olla ka sellest, et kust Elron üldse tuleb. Et mõned pildid siis alguses räägivad nagu sellest, et kuidas me oleme aastas 2014 praegu liikunud. Ma ei pannud siia juurde praegu 2013, et hästi suur hüpe ju tegelikult toimus, kui me räägime sõitude arvust aastast 2013, et siin see esimese aasta kasv oli meil üle 40%, ligi 45% kasvu reisijate arvu osas ja järgnevatel aastatel, nagu te näete, praegu see kasv on olnud siis väiksem, 12% ja nüüd viimase aasta, praegu selle aasta prognoos ütleb seda, et see kasv võiks olla siis kuskil 4% juures, aga siin peab kohe nagu möönma seda, et ta on väga palju mõjutatud siis nendest remonttöödest, mis on praegu sellel aastal siis nii Tartu suunal kui ka tegelikult Rapla, Viljandi, Pärnu suunal nagu, et selle tõttu reisijate arv on sellel aastal kindlasti kannatanud. Kui me räägime piletitulust, võib-olla selle piletitulu slaidi juures on väga tähtis meelde tuletada, et kui me räägime siis kõigist nendest kuludest, mis rongiliiklusele me teeme, siis piletitulu katab ainult 30% tegelikult nendest kuludest. Et reaalses elus see 12 miljonit moodustab siis tegelikult kõigist kuludest vaid 30%, et see on siis täna see osa, mida igapäevaselt rongireisija ise maksab läbi piletihinna tegelikult siis sellest rongireisist kinni. Ülejäänud on siis riigipoolne nagu dotatsioon. Nii et absoluutnumbrina lihtsalt ka, kui pakub huvi, on see 25,6 miljonit sellel aastal näiteks, millest on aus öelda, et 10 miljonit on tegelikult meie iga-aastane makse diiselrongide leasingmakse jaoks, nii et tegevuskuludeks otseselt läheb siis 15,6 miljonit vastu seda 12 miljonit. Aga me oleme piletitulus, nagu te näete, me oleme liikunud natukene nagu kiiremas tempos, et me oleme just algusaastatel julgenud ka oma piletihinda natukene rohkem nagu kergitada, väga selgelt uus kvaliteet, uued kiirused ja nii edasi, ja piletitulu kasv on olnud siis natukene kiirem võrreldes siis sellega, kui on olnud reisijate arvu kasv. Natuke lähemale nüüd juba siis sellesse aastasse, ma ei pannud siia juurde teisi suundasid ka, aga lihtsalt teile teadmiseks, et näiteks selle aastal kõige rohkem on meil kasvanud ikkagi läänesuund, see on siis eelkõige elektrirongid suunaga siis Paldiski, Keila ja Riisipere suunas, kus kasv on olnud 10%. Kui me vaatame siis konkreetselt, meie nimetame seda idasuunaks, siis siin on siis Narvad ja Tartud peal, siis te näete, et Tartud on meil ikkagi natukene väikses miinuses. Siin põhjus on juba mitu korda nagu mainitud, konkreetsed remonttööd, mis on ju nihkunud etapiti sellel Tapa-Tartu lõigul ja inimesed on olnud sunnitud vahe siis maid seal bussidega nagu katma, nii et selles mõttes on teenus kindlasti olnud oluliselt ebamugavam. Narva kommentaariks võib-olla lihtsalt nii palju, et loomulikult mõjutavad numbrid ka sellised asjad, et siin on siis võrreldes eelmise aastaga üks lisaväljumine juures, nii et on mahu kasv ja samal ajal on ka märgata märkimisväärset reisijate arvu nagu kasvu, et kindlasti on Narva üks meie nagu prioriteete täna, et kui vaadata nagu Eesti suuruselt teist linna, siis aastal 2014 me alustasime selliselt tasemelt, et seal oli üks väljumine üldse päevas, täna me siis oleme nagu jõudnud nagu 3 väljumiseni päevas mõlemas suunas. Ja ma panin siia juurde ka kagusuund, et natukene väga paljud ka reisid jätkuvad Tartust edasi Valga ja Koidula suunal. Et siin lihtsalt peab möönma seda, et seesamad remonttööd on sellel aastal mõjutanud ka väga selgelt siis kagusuunda, nii ütleme eelkõige Valga suund on olnud sellel aastal samamoodi väikeses sellises miinusmärgis. Elron ise lihtsalt me oleme jõudnud aastaks 2016 nii kaugele, et kui me räägime nagu ettevõtte tuntusest, siis me oleme jõudnud praktiliselt 100%-ni. Et siin on siis selline spontaanne tuntus ja aidatud tuntus, nii nagu ikka seda mõõdetakse, ja võib täna öelda, et aastaks 2016 kõik Elronit tunnevad ja teavad. Ja võib-olla järgmine pilt on isegi olnud üks meie nagu eesmärke, mida me läbi aastate oleme siin praegu püüdnud, on siis see, et vähendada või suurendada nende inimeste hulka, kes on rongisõitu nagu, või kasutanud rongi nagu sõiduks.
ja see alumine nagu siis tulp näitab nagu seda, et me aastast 2014, kus me oleme tulnud, kus see protsent oli 65% inimesi, kes siis ütleb, et ta ei ole kordagi rongi kasutanud, ja me oleme aastaks 2016 jõudnud siis praegu nagu 45%-ni. Nii et teatud sellised reklaamikampaaniad võib-olla, mis on ka silma jäänud meie poolt, need on eelkõige olnud siis suunatud sellele, et suurendada nende inimeste arvu, kes kasutavad rongi reisimiseks ja seda siis mitte ainuüksi igapäevaselt, vaid ka siis võib-olla ainult 1-2 korda aastas. Nii nagu siit ka pildi pealt on näha näiteks, et viimase aastaga on päris jõudsalt suurenenud nende reisijate arv, kes on kasutanud rongi siis vaid 1-2 korda aastas. Nüüd ma lähen natuke lähemale juba siis 2017. aastasse. Siin on siis võib-olla näha veel need reisijate veomahud, nii nagu nad on aastast aastasse nagu liikunud, see EMU ja DMU, see on siis elektrirong on EMU ja diiselrong on DMU. Et siin on ka näha siis nagu see, et kuhu on kõige rohkem võib-olla läbi aastate nagu panustatud. Kommentaariks võib-olla jälle siis see, et kui 2014, ütleme see kasv oli elektrirongide osal kuskil 1,3 miljonilt 1,8, et see oli siis üheaastane kasv, mis me tegime elektrirongide areaalis, ja diiselrongide osas oli see kuskil 1,8 miljonilt tõusis siis ligi 2,8 miljonile ühe aastaga, eks. Et see on, ja peale seda siis, nagu te näete, on need kasvud olnud, ja eelkõige siis viimaste aastate kasv on tegelikult olnud ikkagi suunatud diiselrongide areaalis, elektrirongide osas on ta jäänud meil suhteliselt nagu stabiilseks. Ja nüüd, kui siin võib-olla veel, see on hästi kribu pilt, aga kahjuks ma pean möönma siis seda, et ka 2017. aastal Anvar lubab jätkuvalt Tapa ja Tartu lõigul remonte, nii et see on ka üks põhjus, miks me võib-olla 2017. aastal väga suuri muudatusi konkreetselt Tallinn-Tartu lõigul ette ei näe, tähendab, sest küll nii palju jah, et konkreetselt nüüd detsembrist algab siis uus liiklusgraafiku periood, kajastab endas ikkagi juba siis 5 ekspressväljumist siis päevas ja 4 tähendab siis tavarongi päevas mõlemal suunal. Et see üks ekspressrong, mis juba ka selle aasta alguses tegelikult enne remonte nagu tuli, see tegelikult siis nüüd sellest uuest liiklusgraafiku perioodist nagu taastub. Nii et kokkuvõttes saab ikkagi öelda, et aastal 2017 ekspressrongide osas kindlasti tähendab kasv on olemas, ühesõnaga läbi selle ühe väljumise. Nüüd minnes siit natukene nagu edasi nüüd, et ka meie võib-olla siis eelkõige, mis on meie ootused, omaniku ootused meile, et nad eelkõige tulenevad läbi siis transpordi arengukava. Et transpordi arengukavas on sätestatud, et aastaks 2020 võiks rongireisijate arv olla 8,8 miljonit, ja eks meie selle nimel nagu tööd teeme, et sinna nagu jõuda. Siin loomulikult saab alati neid numbreid vaadata mitut moodi, et kui me kõikide oma rongidega sõidaksime, tähendab ainult Tartu vahet, siis ma arvan, et meil väga lihtne oleks see 8,8 miljonit täis saada. Eks meil on ka väga selgelt ikkagi olemas regionaalpoliitiline aspekt ja me selgelt teenindame reisijaid ka sellistes piirkondades, kus reisijate arv on oluliselt ikkagi väiksem kui Tallinn-Tartuga. Nii et Tallinn-Tartu lõigu osas ma kindlasti pean ütlema seda, et kui sealt te panite tähele neid reisijate arvu numbrid, et siis reisijate arvu numbrid on võib-olla seal võrreldavad elektrirongide osas, aga kui me räägime tuludest, siis ikkagi circa 40% kogu Elroni tuludest tuleb puhtalt Tallinn-Tartu liini pealt. Nii et Tallinn-Tartu liin on meie jaoks tegelikult väga tähtis oma tulu poole pealt. Aga nagu te näete, et punasega numbrid on siin nagu lisatud siis need, et kus me oleme nagu viimastel aastatel siis oma reisijate numbritega olnud, et me natukene nagu jääme siis sellest eesmärgist maha, tulenevalt just sellest remonttöödest, ja minu kommentaar on alati olnud, et kui neid remonte sellel aastal ei oleks olnud, siis me kindlasti oleksime olnud suutelised selliseks ligi 7 miljoniliseks reisijate arvuks, et me tegelikult oleme väga hästi, ütleme siis sellel nõndamatult trackil, et jälgime tegelikult neid samu eesmärke, mis on pikaajaliselt meile nagu seatud. Veel võib-olla, et miks meie ise usume, tähendab rongiliiklusesse, see on nüüd aastast 2015 andmete baasil tehtud üks uuring, mis siis kajastab kõiki Euroopa Liidu riike, seal kuskil
tagaotsas on EE, tähendab, et seal on siis Eesti, seal on number 4, nii et selle 2015. aasta numbrite baasil oli siis iga Eesti elaniku kohta tehti 4 reisi ja te näete, et Euroopa Liidu keskmine oli siis vastav number 17 ja ütleme siin rekord on siis Šveits, kus kohal siin on 47 reisi, tähendab, et loomulikult on siin teatud määral aspekte, kui tihe on raudteevõrk, kui palju on linnalähiliiklus, kui palju on, ütleme, kaugliiklust ja selliseid asju, aga selle pildi baasilt meie kindlasti ütleme, et rongiliiklusel on nagu potentsiaali. Me kindlasti näeme, et me võiksime jõuda tasemele kuskil 8-10 reisi elaniku kohta, et see on kindlasti Eesti kontekstis täiesti reaalne nagu eesmärk ja see nüüd enam-vähem hakkab ka vastama tegelikult sellele, mis on siis selle transpordi arengukavas toodud eesmärk, et seal ta enam-vähem jõuabki selle samale tasemele selline 7-8 reisi elaniku kohta. Ja et siit see pilt lihtsalt nagu tõestab seda, et need eesmärgid, mis me oleme endale võtnud, et need ei ole tegelikult kindlasti nagu üle jõu käivad võrreldes sellega, kus ülejäänud Euroopa on. Nüüd üks asi, mis kindlasti järgmiseid aastaid ja eelkõige siis võib-olla aastat 2018 väga oluliselt nagu mõjutab, on siis infrastruktuuri tasu, mida me maksame tegelikult siis selle kasutamise eest. Ja uus metoodika, mis siis 2017 aasta lõpust jõusse astub, ütleb tegelikult siis seda, et hinnanguliselt, kuna see ei ole veel nagu lõplik, 100% lõplikult nagu paigas see metoodika, et need kulud meie jaoks võiksid siis täna kasvada kuskil 11,5 miljonilt 20 miljonile. Et kui täna see 11,5 miljonit moodustab meie jaoks 30% kõikidest meie kuludest, siis meie hinnangul see uus number 20 miljonit hakkab moodustama juba pea pool kõigist meie nagu kuludest. Et see on selline väga suur väljakutse, mis nüüd aastal 2018 on. Et selge on see, et kui te nüüd mäletate seda reisijate või seda piletitulu numbrit, mis oli siis 12 miljonit, et siis ei ole võimalik võtta, tähendab seda raha, tähendab reisijate käest, sellepärast et see pileti hind läheks niivõrd kalliks, et siin on siis selline väljakutse, et kuidas me tegelikult suudame ikkagi riigieelarvest nii palju vahendeid juurde leida, et me saaksime tegelikult siis katta need tõusvad kulud. Ja ütleme võib-olla Anvari jutust, mis võib-olla ma usun, et jäi ikkagi nagu kõlama, on nagu see, et kahju on tegelikult veel siis see, et see ei ole veel ikkagi piisav siis selleks, et Eesti Raudtee suudaks raudteed hoida siis vajalikul kvaliteedi nagu tasemel, et isegi vaatamata sellele, et kui läbi Elroni liiguks tähendab täiendavalt Eesti Raudteele see 9 miljonit, siis isegi see ei taga veel tähendab kõiki vajalikke investeeringuid. Ja loomulikult meie jaoks, mis on siis nagu see väljakutse, on ka tegelikult kindlasti see, et iga lisanduv kilomeeter läheb oluliselt veelgi kallimaks meile nagu maksma, tähendab, kui ta nagu siiamaani nagu on. Et sellega me väga selgelt peame arvestama ja see on ka üks võib-olla põhjus, miks me oma järgnevate aastate nagu plaanides oleme siis natukene nagu tagasihoidlikumad ja konservatiivsemad. Sellest pildist Anvar juba rääkis, seda ma võib-olla üle korduma ei hakkaks, ma lihtsalt nii palju võib-olla selle kiiruste jutu juures nagu kommenteeriksin, et kui me räägime seal kiirustest 135, 140, 160 kilomeetrit tunnis, siis et oleks arusaadav, et ühelgi nendel juhul me ei räägi ju sellest, et see rong sõidaks otsast lõpuni sellel kiirusel, et see on ikkagi ainult teatud lõikudel, siis kus kohal see rong saab sellist kiirust nagu arendada ja sealt tulenevalt ka siis need sõiduaja arvestused, et ikkagi vahele jäävad raudteejaamad ja kõik muu, kus see kiirus on juba oluliselt ikkagi nagu madalam. Ja meie võib-olla selline visioon aastaks 2022, me ei ole siia nagu praegu kirjutanud juurde väga konkreetseid aastaid, aga sisuliselt ta tähendab ka, ütleme sellist circa nii elektrirongide osas kui diiselrongide osas 15% kasvu selle 6 aasta peale, nii et selline paariprotsendiline kasv järgnevatel aastatel, mis tegelikult on enam-vähem see, mida me oleme ka praegu teinud aastal 15 ja 16, et me oleme siin viimased aastad kogu aeg siis selline väike paar protsenti reisijate veo mahtu nagu kasvatanud, näiteks eelmisel aastal oli siis see üks väljumine nagu Narva osas, mis juurde tuli ja nii edasi. Ja siit on siis, ja teine võib-olla, millele siin juhiks tähelepanu, millele me kindlasti tahame panustada, on siis see,
et nädalavahetused, eelkõige siis reede õhtud ja pühapäevad on need, kus me peame nagu panustama. Et täna selgelt ma pean tunnistama, et Tallinn-Tartu on juba täna hetkel probleem, reedeti, pühapäeviti rongid on täis, Tallinn-Tartu liin on ainuke liin, kus me esimese klassi müüme tegelikult 100% välja, teistel liinidel me seda öelda ei saa, aga probleemiks on ka see, et meil ei ole täiendavat veeremit, mida me saaksime täna tipptunnil siia juurde tuua ja see nagu seab nagu selgelt nagu piiranguid. Aga see on nüüd enam-vähem siis selline meie arvates realistlik plaan, mis võiks läbi aastate nagu olla, kuidas see reisirongiliiklus võiks Eestis nagu areneda ja me usume, et sellele tuleb ka vastu see nõudlus. Et siin on nagu väga tähtis nüüd aru saada, et ka see nõudlus samal ajal peaks ikkagi piisavalt nagu kasvama, et rongide täituvus pigem oleks, tähendab vähemalt samal tasemel ja pigem võiks nagu kasvada, eks. Ja seda siis selle juures, kui need infrastruktuuri tasud meie jaoks ikkagi hüppeliselt nagu kasvavad. Kõige selle juures ei saa üle ka ümber sellest, mida ma ka siin korra nagu mainisin, eks, et me vajame täiendavat nagu veeremit, et nende eesmärkide saavutamiseks, mida ma siin praegu näitasin aastaks 2022, on vaja täiendavat veeremit. Siin on lihtsalt üks illustreeriv pilt seda sama tüüpi rongist, mis on siis Valgevenes täna liikumas, sama tootja poolt. Ja me oleme ka väga palju seda kommunikeerinud, eks, et meie nägemus on tegelikult see, et me vajaksime vähemalt 2 täiendavat rongi ja siis me oleme öelnud, et selle juures me selgelt tahaksime panustada Tallinn-Tartu ekspressliinile, tuua siia uuema kvaliteedi, suuremad mugavused, eelkõige siis läbi paremate istmete ja ütleme siis väike siuke nõndamööda bistroo või toitlustus seal nagu juures. Et see kindlasti on see nägemus. Et kuna me näeme, et Tartus on seda nõudlust, Tartus on kindlasti, Tartu-Tallinn liinil on kindlasti olemas sellist reisijad, kes ka suudaks maksta natukene kõrgemat pileti hinda, siis ütleme, meie selge seisukoht on olnud, et need täiendavad rongid võiksid eelkõige siis tulla Tallinn-Tartu liinile ja me saaksime siis need rongid, mis täna teenindavad Tallinn-Tartu liini, kasutada juba teistel liinidel ka seal teenuse nagu parandamiseks. Ja kui te küsite, et kus me täna sellega oleme, siis eile meil oli just nõukogu koosolek, kus me põhimõtteliselt selle visiooni nagu heaks kiitsime edasi. Meil oli ka planeeritud ministriga juba kohtumine, tähendab antul teemal kahjuks nüüd suure tõenäosusega need asjad natukene nagu viibivad, nii et arusaadavatel põhjustel, nii et me paralleelselt liigume sellega edasi ja siin taustal tuleb siis öelda, et meie vaatevinklist on jätkuvalt need Eesti Raudtee otsused hästi tähtsad, et need saaksid ennem tehtud ja põhimõttelised seisukohad olemas, et jah, me liigume 135 kilomeetrile tunnis, et siis on ka väga selgelt põhjendatud need investeeringud nagu meie poolt nendesse uutesse rongidesse. Millegi pärast läheb ta mul nüüd teises suunas. Ja rohkem, see oligi mu viimane slaid, nii et lihtsalt üks pilt sellest, et samasugune rong on kuskil Tšehhimaal sõitmas, kasutab Leo Expressi nime ja on suuremate, ütleme, mugavustega nii edasi, et meil on ka väga, väga hea võtta kuskilt nagu snitti. Aitäh! Nii, aitäh ettekandjale ja nüüd on siis küsimuste voor. Ettekandjaid oli õige mitu, nii et küsimusi võib tulla palju, erinevaid, loodetavasti me leiame ka vastused. Nii, esimesena oli seal, mulle jäi silma, selles voorus vähemalt kolleeg Laurson. Aitäh, hea ettekandja, hea ülevaate eest. Silma jäi, ma olen ise rongisõitja ja nädalas paar korda juhtub Tartu vahel, et sõidan rongiga. Et mul on kogemus, et just väga palju on puudu istekohtadest ja seda alates juba Tartust. Ja nüüd ma näen, et need rongid, mida plaanitakse,
need on ikkagi sarnased nagu linna lähirongidega, et Tartu-Tallinna vahel võiks ikkagi sõita rong, kus on mõeldud suuremalt jaolt istekohtadele, et millised on veel valikud, et kui te hakkate uut veeremit tellima, et jah, ma saan aru, et restoran, vagun on mingile osale reisijatele tähtis, aga väga tähtis on ka see, et inimesed saaksid Tartust alates istuda. Aitäh! Seal on kaks poolt, et võib-olla kui ma ütlesin, et see rong oleks sarnane olemasoleva rongiga, siis ma eelkõige pidasin silmas seda, et see alus, millele see rong on nagu rajatud, on nagu sarnane. Et miks ma ka nagu näitasin neid, ütleme, on aus öelda illustreerivaid pilte, on eelkõige siis selleks, et natukene nagu aimu anda, et tema siis mugavused seest peaksid olema nagu oluliselt nagu teised, et mul on raske täna öelda, et mis ta täpselt on, et lisaks istmetele päiksevarjud, ühesõnaga muud asjad veel ühesõnaga juures ja kindlasti see toitlustus, et ta kindlasti peaks olema, mul oli ka minu meelest siin slaidi peal öeldud, et ta peaks olema väga selgelt siis orienteeritud kaugliiklusele see rong, et mõeldud nagu juba nende mugavuste jaoks. Aga selgelt meie, ütleme, eelistus on see, et oleks, tähendab, väga paljuski ikkagi samal platvormil, sellepärast, et see on jälle omakorda kuludega nagu seotud, et mida rohkem ta on sarnane meil olemasolevate rongidega, seda väiksemad on meie kulud hooldustele, kõigile muudele asjadele. Aga see on niisugune aus öelda teoreetiline jutt täna, tähendab, et loomulikult, kui me saame seal põhimõttelise otsuse, et me saame edasi liikuda, siis me saame hakata juba rääkima sellest, et mis ta välja võiks näha. Kolleeg Frunze, palun. Austatud ettekandja, teile küsimus. Täna alustati täiskasvanute õppijatest, et mina olen täiskasvanute õppija, kes kasutab Eleron teenuseid. Esimest korda, kui ma läksin sõitu, ostsin tavalise sõidupileti ja internetiühendus oli väga kehv, kuna täiskasvanutel on siin väga palju aega ei ole õppida, siis õpime rongis. Ja kuna oli kehv, ma otsustasin, et ma järgmine kord ostan pileti esimese klassi. Seda ma ostsin, aga internetiühendus oli sama. Et kuidas teil on plaanis parandada Wi-Fi ühendust, et see on väga tähtis just täiskasvanute jaoks? Hetkel ma nüüd ei oska öelda, millal te täpselt rongi viimati kasutasite, aga lihtsalt kommentaariks, et me oleme kõige meie suuremad investeeringud viimastel aastatel ongi seotud ainuüksi, tähendab investeeringutesse parandamaks internetiühendust. Lihtsalt näite, et me oleme vahetanud välja rongides modemid, see tähendab seda, et me saame kasutada täna 2 operaatori kaarte selleks, et tagada paremat internetiühendust. Me eile istusime just koos ja otsustasime, et me paneme juurde veel 3. operaatori selles mõttes kaardid selleks, et veelgi interneti kättesaadavust parandada. Me oleme investeerinud sellel aastal rongide katusel asuvasse täiendavasse antenni, mis peaks omakorda jälle parandama internetiühendust. Ja ütleme, et niisugune numbrites kui nagu väljendada, siis kasutasin ka täna, ütleme siis bussiliiklust selleks, et Tartusse jõuda, siis bussis oli number, mis on allalaadimiskiirus või kiirusmaht oli 500, siis meil on tavaklassis on ta 600 ja siis esimeses klassis on 1, mis me oleme nagu välja lubanud praegu. Et lisaks sellele me oleme sellel aastal monitooringusüsteemi nagu üles ehitanud selleks, et me ise teaksime, milliste internetiühendustega on probleemid, sellepärast, et eelmine niisugune lahendus, mis meil oli, kahjuks ei võimaldanud seda, ütleme, kaugelt monitoorida, vaid me pidime seda siis teada saama kas läbi klienditeenindaja rongijuhi või siis, ütleme, pigem nagu klientide käest, aga ütleme, et suurusjärkudes ainuüksi sellel aastal me oleme internetiühendusse panustanud kuskil suurusjärgus 150 000 raha. Ja teine pool on muidugi seal see, et ka eile, kui me koos istusime, vaatasime, siis nagu me parandame internetiühendust, nii hüppeliselt kasvab ka kohe selle kasutatavus, et meie mahud võrreldes kevadise perioodiga on praegu kasvanud 2 korda praegu läbi selle. Aga see on teatud määral, ma arvan, et see on nagu võidujooks, ühesõnaga, et me peamegi kogu aeg olema nagu jälle investeerima selleks, et jällegi rohkem nagu vastata klientide ootustele.
aitäh, kolleeg Mugur ja siis jälle. Ja siis... Aitäh! Suured tänud võimaluse eest küsida, aga tegelikult ega ma ei ootagi vastust küsimusele, sellepärast et raudteeliiklus on kindlasti palju keerulisem kui lennuliiklus ja rääkimata kosmoseteadusest. Sest kosmoseteaduse kohta me saaksime siin kindlasti vastuse, kui me küsiksime. Minu kokkupuuted raudteega algasid palju varem kui 1968, kui sai Lehmi viidud Kasahstani. Ja need olid väga positiivsed kokkupuuted, aga viimane kokkupuude oli väga negatiivne, sellepärast ma oma väikse poisiga, koolimineku eest poisiga tahtsin sõita Tallinnasse taotlust. Ja me käisime kaks vagunit läbi ja pidime tõdema, et jah, kahjuks rongiga Tartust Tallinnasse sõita ei ole võimalik, vähemalt isal ja pojal kõrvuti. Ja sõidame autoga ja trugime neid teisi autosid seal, ükskõik mida väiksema autostega me trugime. Ja sellepärast ma küsingi, et mida tegelikult te tahate selle tänase ülesastumisega siin öelda või saavutada või, ja kui te ei oska seda öelda otseselt, siis vähemalt öelge mulle vastuseks ühte asja, et mis te arvate, kuidas viimane Vene tsaar ennast praegu tunneb? Selle viimasele küsimusele ma kindlasti ei oska vastata, tähendab, aga kui küsimuse esimesel poolele püüda nagu vastata, siis ma arvan, et ma püüdsin näidata seda, et kuidas Elron on läbi aastate praegu panustanud konkreetselt reisirongiliiklusesse, millised on olnud konkreetsed arengud reisijate arvu ja piletitulu osas kasvõi ja väga selgelt tegelikult see, et millised on ikkagi lähiaastate väljavaated ja mis on tegelikult ka need probleemid, mille ees me seisame. Nii, aitäh, kolleeg Merle Jääkõrval on. Siis Ene Ergmaa. Nii, ma tänan. Isiklikult tahaksin Elronile aitäh öelda selle Piusa-Koidula liini eest. Ma saan muidugi aru, et minu probleem ei puuduta praegu nagu Tartut, aga kuna siin on Elroni esindaja, siis ma lihtsalt nagu räägiksin sellest, et ilmselt oleks Piusa ja Koidula liinil rohkem sõitjaid, kui ütleme kohalik maavalitsus võtaks kätte ja tekitaks ka sinna mingisugused bussiliinid, mis kuidagi nagu ühilduksid nagu nende rongidega, mis sinna jõuavad. Just nimelt ühesõnaga olen üritanud nagu rääkimas käia, ma ei hakka kordama seda juttu, aga ma lihtsalt tahaksin teada, kas teil isiklikult oleks võimalik survestada kogu seda kohalikku, kes ühesõnaga bussiliiklust koordineerivad, kas teil firmana oleks võimalik neid survestada, et nad tekitaks vastavad bussiliinid, millega oleks võimalik saada nii bussi või rongi peale kui ka rongi pealt minema, aitäh. No siin võib-olla lihtsalt teadmiseks, et me ka iga aasta sügisel kohtume kõikide maavalitsustega, see on just 1 kuu aega tagasi, meil need kohtumised olid, et üldjuhul siis on piirkondade maavalitsused ja linnade ja valdade esindajad, kes vastavalt konkreetselt huvi tunnevad selle kohtumise vastu. Ja seal see põhiteema on loomulikult siis järgmise perioodi nagu liiklusgraafiku tutvustamine nagu meie poolt, et millised on, anname loomulikult ülevaate sellest, et mis on eelmisel aastal olnud ja mis siis järgmisel aastal saavad olema muudatused. Aga seal me puudutame ka neid küsimusi, et kas ja kuidas on organiseeritud bussitransport. Ma tean, ütleme seda, et selle aasta näite poole pealt on olnud väga paljud omavalitsused probleemi ees, kuna meie oleme väga tihti muutnud oma sõiduplaani. Ja see on omakorda tingitud jälle nendest remonttöödest, et siis lihtsalt nende muutuste hulk on olnud nii suur, et kohalik omavalitsus ei ole olnud suuteline tegelikult kaasas käima sellega, et muuta neid paralleelselt neid busse nii samas tempos. Kuna üldjuhul on probleemiks ka see, et seda bussi on vähe ja see buss peab väga tihti teenindama väga selgelt ka veel mingeid muid konkreetseid kohti, on need koolid või mingid muud asjad, nii et alati ei õnnestu viia seda bussi kokku, aga me oleme küll ise öelnud, et jah, see on kindlasti üks prioriteet, et meil on väga hea meel, et väga paljud kohalikud omavalitsused on ju selle aasta jooksul ja järgmise aasta jooksul panustamas veelgi raudteejaamade, raudteejaamade ligipääsetavuse parandamiseks, sealhulgas parkimised ja jalgrattaparklad, et see kõik võiks ikkagi anda veel kord tõuke selleks, et reisijate arv kasvaks lähiaastatel.
aga me püüame neid koostöös eelkõige seda tööd teha, tähendab, et see ei ole survestamine, vaid eelkõige siis meie huvi ja nende huvi, tähendab samamoodi. Meil on ühine huvi seal. Küsiks praegu nüüd siis antud lektorit puudutava teema ära, reisijate vedu, eks ole, ja taristu küsimused, siis me palume esimese lektori uuesti tagasi, eks ole, aga loobud. Okei, siis oleks kolleeg, kumb soovib? Verni Loodma, palun. Ja siis Toomas, ja siis Tõnu, ja siis sealt Jüri, ja siis oli Peeter teine küsimus ja siis... Palun. Reisijate vedu. Üks, nüüd töötab, jah. Kõigepealt suur tänu, härra Usp, oli tähelepanuväärselt hea ettekanne, aga tahtsin öelda tegelikult seda, et me mitte ainult ei armasta lennata siin Tartus, meile meeldib ka rongiga sõita ja ma arvan, et sest ei ole vist päris 2 aastat möödas, kui me viimati siin volikogu saalis Tallinn-Tartu vahelist rongiliiklust käsitlesime. Aga minu küsimus tegelikult puudutab Tartu kättesaadavust rongiga. Ehk siis ma olen linnapeaga siin täiesti ühte meelt ja mis ei saa salata, me oleme korduvalt seda ka linnapeaga arutanud, et Tartu vajab hilisõhtust rongi, kust tartlased pääseksid lennujaamast ja ka sadamast mugavalt ja kiiresti koju ja miks mitte ka varahommikust rongi, kust siis teisipidi oleks meil võimalik jõuda nendesse kohtadesse, kust me siis saaksime oma armsat kodumaalt ära sõita. Aga kui ma nüüd lähen kõikvõimsasse internetti, mida me kõik siin kasutame ja püüan ennast teha täna Tartu külaliseks ja panen siin sisse Trains in Estonia, siis mulle avaneb tegelikult Train Travel in Estonia ja Elron. Väga kenasti avaneb ja seal on inglise keeles kõik, mis on Elroni kohta vaja mul teada, kuidas ma saan piletit osta ja 15 minutit enne rongi väljumist pannakse kioskid kinni ja kõike muud on ka. Aga sellel lehel ei ole kahjuks viidetki selle kohta, kuidas ma pääseksin Tallinna lennujaamast Elroni rongi peale ja kuidas ma pääseksin Tallinna sadamast rongi peale. Et ehk oleks nutikas teha ka sellised viited nendele lehtedele selleks, et inimesed, kes väljaspool Eestit tahaksid jõuda Tartusse, tahaksid jõuda Lõuna-Eestisse, tahaksid meie seda turistide voogu ka Tallinnast väljapoole tuua, et oleks üsna lihtsalt siis näiteks rongide lehelt ja miks mitte teha ka koostööd siis sadama ja ka lennujaamaga selleks, et see vastastikune informatsioon oleks kergelt kätte saada. Kas see võiks olla nutikas mõte, on minu küsimus. Aitäh! Ma kindlasti esimese otsa juurde nii palju, et loomulikult on meil olnud kontakti, me alles siin eelmisel aastal, ma arvan, linnavalitsuses kohtusime, arutasime samamoodi probleeme, et aga sellises koosseisus me ei ole kunagi raudteeliiklusest rääkinud. Aga ma arvan, selle kommentaari kohta mul ei ole muud midagi öelda, et kui teeme ära. Kolleeg Toomas Kapp, palun. Siis Tõnu. Aitäh, Toomas Kapp. Et see kindlasti on tunnustusväärt, need uus rongiliikluse tase, mis tehtud on. Ja tartlase jaoks on kindlasti oluliselt atraktiivsemaks muutunud just nimelt raudteed pidi Tallinnasse minek. Verni puudutas korra ära need hommikused õhtused minekud ja tulekud. Täna tartlase jaoks tegelikult Euroopasse minek hommikuse lennukiga õhtusega tulek tähendab seda, et sa pead öösel kell 2 tõusma ja sa saad järgmine öö kell 3 alles magama. See on 25 tundi. Ma tegelikult tahaks küsida, nähes ka seda ettekannet, et tegelikult, aga kas me saaks midagi ka Riia suunal ära teha? Tartlase jaoks ei ole ainuke lennujaam, ei ole mitte Tallinna lennujaam, vaid Riia lennujaam on täiesti konkurentsivõimeline isegi siis, kui sinna jõuda natuke pikema ajaga, aga sealt on nii mõnessegi sihtkohta väga otse lend. Et kas seal annaks midagi ära teha ja teine asi kutsuks ka Tallinna suunal ikkagi, kutsuks üles ikkagi seda mõtlema ja unistama edasi, et see kiirus, tegelikult me ei taha kiirustada, aga me tahaks
võimalikult kiiremalt edasi jõuda või kohale ka Tallinnasse, et siiski see muutuks veel konkurentsivõimelisemaks? 2 poolt, aitäh! Selle Tallinna ühenduse kiiruse poole pealt võib-olla nii palju, eks, et see 135, mida ka Anvar mainis, see on ikkagi täiesti reaalne. No, need arvutused, mida Anvar näitas, me ka veel teel siia nagu omavahel nagu rääkisime, et loomulikult on ta seotud ju paljude asjadega, et ka küsimus see, et kus kohal täpselt rong peatub, sõnaga mitu peatust ekspressrong ikkagi teeb või mitte. Ja ütleme, et vaadates seda perspektiivi, siis väga selgelt võiks välja öelda, ma arvan ka selle, eks, et kui me räägime nagu ülemistest Tallinna kontekstis ja sellisest transpordi- ja logistikakeskusest, mida sinna Rail Balticu kontekstis on ikkagi nagu tekkimas, siis me saame ka tulevikus kindlasti rääkida sellest, et Tartu-Tallinn ülemiste on 1,45, ühesõnaga, et see kindlasti võiks olla nagu reaalne, tähendab ühesõnaga ka sellise eesmärgi nagu seadmine siia juurde. Mis puudutab nüüd Riiat, siis aus on öelda, et tänasel hetkel tegelikult, kui me vaatame, eks, et siis nii, ütleme, meie siis Eesti kontekstis me oleme väga selgelt orienteerinud ikkagi kohaliku tarbija siis soovide nagu täitmisele ja samamoodi on tegelikult lätlased oma raudteel praegu käituvad. Ja selle tulemus on tegelikult see, eks, et need rongid Valgas väga tihti lähevad tõesti täiesti erinevatel aegadel välja, et ei ole ka ümberistumise nagu võimalust. Me oleme püüdnud küll nii palju nagu koordineerida, et sellised lausrumalused, kus üks rong tuleb ja teine vahetult enne seda nagu läheb ära, tähendab, et selliseid seal ei oleks. Aga selgelt on mõlema poole, ütleme siis raudteeoperaatori huvi ikkagi meie kontekstis teenindada kõigi sobilikumal aegadel just eelkõige siis Tartu-Valga reisijaid. Ja kuna seda rongiliiklust on nagu vähe, siis me peame ikkagi väga selgelt arvestama eelkõige nende reisijatega, kes soovivad sõita Tartu ja Valga vahel. Meie prioriteet või ambitsioon täna ei ole sõita, tähendab Riiga, on aus vastus. Kuna meil puudub, ma arvan, sellekohane veerem, sellepärast et selliste rongidega nii pikka sõitu ette võtta kindlasti ei ole mõistlik. Kui me räägime sellest uuest veeremist, mis pilte ma siin nagu näitasin, siis võiks see olla nagu teoreetiliselt võimalik, ütleme, ja kindlasti ongi võimalik, eks, aga me näeme selgelt, et see eeldab igal juhul täiendavat veeremit ja igal juhul ka siis täiendavate mugavustega, arvestades juba seda sõidupikkust ja nii edasi. Et hetkel, kuna meil on endal olemasolevas Eesti kontekstis veeremit nagu vähe ja me ei suuda tänagi piisaval määral kvaliteeti nagu tagada, siis on see lihtsalt ebarealistlik meie poolt veel hakata liikuma nagu Riia suunas, on aus vastus. Kolleeg Tõnu Ins, palun. Jah, esimene küsimus oleks siis reisijate veo kohta ja teine küsimus siis ühesõnaga Eesti Raudteele. Et reisijate veo kohta, et kas te olete siiski vaadanud nüüd sellest piirist see 2022 ka edasi või ei ole, et kui see Euroopa laiusega raudtee meile Euroopasse läheb, et milline siis on selle kohaliku ühesõnaga liikluse ja siis selle suure kauge Euroopa liikluse vahekord, et siin ütleb loogika seda, et siis Riia suund ikkagi peaks meile suhteliselt prioriteediks saama, et kus siis tartlane rongi peale, Euroopa rongi peale läheb, et kas ta läheb Tallinnasse või peab läbi Soode ja Metsade Pärnusse jõudma või on Mõisaküla see, kuhu tuleb minna või on sellist perspektiivi või te ei ole arutanud seda? No võib-olla Anvar siin oma ettekandes ju näitas rohkem erinevatest stsenaariumitest ja eks need küsimused nendest erinevatest stsenaariumitest käivad ka tegelikult nagu läbi. Mina võib-olla omalt poolt siin praegu hetkel kajastasin ka ikkagi meie kõige optimistlikumat stsenaariumit reaalses elus, et loomulikult eksisteerib ka oluliselt tagasihoidlikumaid võimalusi meie arenguks ja see eelkõige tuleneb ikkagi väga selgelt sellest, et millised saavad olema Eesti Raudtee võimalikud sammud ja arengud nagu lähiaastatel, nii et loomulikult on võimalik, et ega selles mõttes tehniliselt on ta kõik teostatav, meie sõitmine Riia suunas ja vastupidi ka näiteks lätlaste liikumine nagu meie suunas, ta nõuab teatud, ütleme, kooskalastusi ja teatud selliseid toiminguid, aga öelda, et see ei ole võimalik, seda kindlasti nagu ei saa, nii et aga lihtsalt kui nagu täna
hetkel ütleme, vastata küsimusele, et kas me nagu täna 2-3 aasta perspektiivis näeme ennast sõitmas Riiga, siis minu vastus on pigem ei. Aga pikem perspektiiv, ta eelkõige on seotud ikkagi väga selgelt nende stsenaariumitega ja samamoodi Rail Balticu nagu arenguga. Kas ta tuleb, ei tule ja kõik nii edasi. Palun, kolleeg Jüri Salm, küsimus. Tänan nende sisukate ettekannete eest. Minu küsimus on mõlemale ettekandjale, et teemaks siis Tartu raudteejaam, et teatavasti ei ole tegemist just väga suure logistikakeskusega, et seal on põhirõhk ainult rongiliiklusel ja ka kaubarongiliiklusel, ehk et Elronilt ma küsiks, et kuivõrd oleks potentsiaali rongiliikluse arendamisel siis see, et raudteejaamas toimuks siis ka bussiliikluse korraldus ja Eesti Raudtee esindajale küsiks seda, et see on olnud Tartu linnal pidevalt küsimus Eesti Raudteele, et neid arusid on seal hästi palju, et kas ei võiks mõelda, et arude arvu vähendada ja näiteks teha sinna siis logistikakeskus ka bussireisiliikujatele. Aitäh! No, Elroni vastus võib-olla kindlasti, et loomulikult me omalt poolt hea meelega näeksime, et enamikes keskustes pigem võiks olla ta koos, ühesõnaga nii rongipeatus kui busside peatus. Võib-olla hea näide on praegu Narva, kus väga selgelt sinna suunda nagu liigutakse, aga ma tean, et aastaid tagasi te selle tulise vaidluse olete ju omavahel läbi pidanud ja otsustanud ikkagi, et teie bussijaam jääb nagu kesklinna, millest ma saan ka täiesti aru, et millel on väga selgelt omad mõistlikud argumendid nagu olemas, nii et saab ju nii ja naa, et kui on hästi tagatud inimeste liikumine rongijaamast kohe edasi kesklinna, siis ma arvan, et ka see variant toimib väga hästi. Kolleeg Raju, palun. Üks küsimus oli ka veel infra. Jah, infrast, palun. Vastan sellele küsimuse teisele poolele ka, et jah, loomulikult see ruumikasutus seal Tartu jaamas on täna rumal ja me oleme seal ka ise sundviskes just seetõttu, et seal taga on ettevõtjad, kelle raudteeharude ühenduse me peame tagama ja seepärast see teedepark täpselt nii palju seal ruumi võtab, nagu ta võtab. Loomulikult me oleme valmis seda debatti pidama ja pakkuma ka alternatiive ettevõtjatele, kes seal taga täna on nad siis puiduettevõtted või keemiatööstus või sadama pool asuvad ettevõtted, et pakkuda alternatiive Tartust väljapool olevates jaamades aruteede näol ja tõmmata selle arvelt siis seda Tartu jaama tulevikus kokku, et kui seal on see vastutulek, siis me suudame siin need tehnilised lahendused leida. Kas linnapea soovist lisada? Ei. Siis on küsimus Olev Raju, Kaplinski. Jõua. Kas kolleeg ka tahtis veel? Sul on 2 küsitud ju. Okei. Nii. Küsimuste voor. Küsimus on järgmine. Kui ma nüüd kuulasin seda ettekannet, siis mulle tuli meelde raudtee olukord 140 aastat tagasi. Peterburi-Kiievi liini ei olnud veel. Mõni aasta hiljem tuli. Aastatest vastutan, ma loen seda mälguda. Aga Tallinn Haapsalu oli olemas. Miks? Saaril oli vaja suvitama sõita, mis sest, et teisel liinil oleks olnud 10 000 reisijaid. Ja minu küsimus on järgmine, vaatasin neid numbreid, Narvaga liiniga tuleb pahandusi, aga summad, mis olid Narva ja Tartu liinile kokku, olid väiksemad kui Paldiski liinile. Saar ei käi ju enam suvitamas. Nii, seletate. Seal on, mis selle Üks moment, ma ei välista, et mõni küsimus võib minna nii spetsiifiliseks, et te tahate äkki aja maha võtta ja saata meile vastuse kirjalikult. Absoluutselt see ka. Seal ei olegi midagi spetsiifilist, et tegelikult see samane hästi lihtsalt öeldes, et see Tallinnast lääne poole jääv suund, Keila ja Paldiski ja Riisipere, pärinebki sellest ajastust, mis ta siis sinna omal ajal ehitati ja need tehnoloogiad, mis on omal ajal pandi, et sellepärast sinna ka hulga rohkem raha läheb, et see ei ole mitte eilne päev, vaid see on üleeilne päev, et sellest ajastust tulla eilsesse tuleb investeerida palju. Aga kas küsiks nüüd esimese küsimuse siis ära, mis üleüldse oli siin
esimene käsi püsti. Kolleeg Ergma, no kas keegi aitaks daami mikrofoniga? Suur tänu, aitäh mõlemile ettekannete eest, aga mul oleks küll hea meel, kui te paneksite oma ettekande üles, et seal on näha mõningaid numbreid. Eriti, mis see puudutab, kus me siis hakkame sõitma 120 kilomeetrist, põrutame 160 peale ja hoiame kokku tervelt mitu minutit? 13 minutit. Ja see läheb meile maksma kui palju? Ma arvan, et maksma läheb üle 20 miljoni sellest, et ma ei tea, ma ei ole küll muidugi saanud majandusharidust, aga minu meelest see on väga kallis sõit. Kui te ütlete, et teatud lõigul me sõidame 160 kilomeetrit tunnis, milleks siis seda üldse vaja on? Erinevatel aegadel on avalikus ruumis erinevad soovid kõlanud, et me oleme mudeldanud ainult tehnilisi lahendusi ja pannud sinna kõrvale hinnad, et see ei olegi... Anvari ju kommentaar oli väga selgelt minu meelest selle pildi juures ka see, et mõistlik on 135, mitte rohkem. Et see oli väga selge sõnum ka meie poolt. Ja 135 tuleb meil minu teada juurde ka juba üle 20 miljoni. Jah, ka seal on kulu, jah. Nii, ja siis me võidame, kui palju? No võrreldes tänasega 7-8 minutit, jah. 7-8 minutit, jube kõvasti. Ma arvan, et Tartu-Tallinna maanteel me hakkame võitma rohkem, kui 4-realiseks läheb. Absoluutselt. Ei. Ülemistesse tund 45, jah. Siin tekib diskussiooni koht. Mina ei ole väga kindel, et 4-realine Tartu maantee meid nii palju kiiremini peaks kohale tooma. Et küsimus ei ole selles ajas niivõrd, kuivõrd ohutuses, aga siiski. Ma lihtsalt kommentaariks, et ma pean väga tihti just maakondades kaitsma seda seisukohta, et ekspressrongi on ikka tarvis, sellepärast, et just natukene siit Tartust väljapoole liikudes Tabivered ja nii edasi esitavad meile kogu aeg seda küsimust, et miks see rong ei peatu seal. Et palju see aega võtab? 2-3 minutit, eks, loomulikult. Et kui Tartu poole pealt tuleb see signaal, et see on liiga kiire sõit ja võiks ühesõnaga teha rohkem peatuseid, siis kindlasti oleks väga paljude väikekohtade elanikud oluliselt rohkem rahul, sellepärast, et nende jaoks reisirongiliiklus tihedus kasvaks oluliselt. Kolleegid, meil on tõsised inimesed siin ees, et palun naljadega ettevaatlikum olla. Võivad tõsiselt võtta. Aga oli, kolleeg Kaplinski oli enne. Nii, Tõnu, sina. Aitäh, head ettekandjad. Ma pean tulema tagasi ühe küsimuse juurde, mis on läbi käinud, aga mille vastus nagu mitte kuidagi ei rahulda. Et kui me siin varemalt arutasime raudtee küsimust tähtsa küsimusena, siis mõnetatavasti öeldi meile, et hea küll, et Rail Baltica mingu läbi Pärnu, aga Tartust tulevad kiired ühendused nii Tallinnasse kui Riiga ja see oli üsna konkreetne lubadus. Täna ma saan aru, et Riia teema on ikkagi suhteliselt maha maetud ja me käigu siis jala sinna nagu Kristjan Jaak Peterson. Et minu jaoks on vastuvõetamatu, et siit on läbi käinud ennem juba see sõnum, et Tartust Euroopasse reisimine võtab circa 24 tundi. Et sellisel juhul on absoluutselt oluline, et meil oleks valida mõlema selle piirkonna jaoks olulise lennujaama vahel enam-vähem võrdsetel alustel. Ja minu küsimus ettekandjatele oleks, et aga mida me siis siin Tartus tegema peaksime selleks, et see Riia ühendus tekiks ja tekiks võimalikult ruttu? Aitäh! Enne jäi juba ka vastamata see osa küsimusest, mis puudutas seda infrastruktuuri seisukorda Riia suunal. Et ma esimeses pooles ütlen vastusega sellele, olles värskelt, ennetades ka seda küsimust, olles värskelt Läti kolleegidega rääkinud infrastruktuuri poole pealt, nemad on oma tööd värskelt lõpetanud sellel aastal, ehk siis Valga kuni Riia on võimalik realiseerida maksimaalne kiirus kogu ulatuses, see on siis 120 kilomeetrit tunnis. Nii et see küsimus taandub ühtepidi, nagu Andrus ka selgitas, rongiressursi olemasolule, kui otsustatakse, et need linnadevahelised rongid tellitakse, selgelt on potentsiaal siis ka teenindada Riiat. Ja teine asi, see debatt, kuhu ta minu mälu järgi varasemalt siis suretati, see teema oligi see, et kes ja kui palju siis ma pean silmas Eesti Läti riikides siis doteerib emmal kummal otsal siis selle rongi käigus hoidmist.
kui seal see kokkulepe sünnib, siis ei ole mingisugust küsimust. Palun, kolleeg Heinz. Jah, et minu küsimus läheb ka selle infra kohta ja hea, et see kiiruste tabel on siin ees ja kiiruste kohta just avaldati arvamusi. Äkki sõidame liiga kiiresti. Aga minu küsimus läheb nüüd selle kohta linna ja lähiala sellise planeeringu kohta, et mis need kiirused siis tähendavad nende ristumiste ja viaduktide ja selles osas, et 160, ma saan aru, on mingisugune järgmine ühesõnaga siis ohutuse tase ühesõnaga, et seal peaksid siis ristmikud olema mitmetasandilised, et kus see piir läheb ja kuidas sellega lood on? Jah, miks see 160 siin ka, ütleme, selle viimase lävendina on toodud, ongi see, et selle kiiruse juures on võimalik veel nii-öelda samatasandilisi ristumisi kasutada, ütleme siis maksimaalselt turvaseadmetega, et see eritasandilist õiguse järgi veel ei eelda, loomulikult sõltub igast üksikust olukorrast, aga vältimatult ei pea nii-öelda eritasandilist ristumist tekitama. Ja 160 ülespoole, seal ütleme siis need vajadused ja seonduvad kulud eksponentsiaalselt ka suurenevad, et eritasandilised ristumised, ütleme siis tiheasustusega aladest rongi läbiviimine ringiga, hoopis uus trassigeomeetria ja nii edasi. Nii, aitäh, kolleeg Laurson. Tohib ma ainult nii palju kommenteerin võib-olla siis juurde, et siin peab nagu selles mõttes aru saama, eks, et kui me ka Elroni seisukohalt nagu vaatame, siis riik on 100% nagu teenuse tellija. Et see tähendab, et see, kuhu Elron ja mis mahus tegelikult täpselt sõidab, et loomulikult me teeme omapoolsed nagu ettepanekud, aga riik väga selgelt ütleb, et milline on tegelikult see maht ja kuhu me tegelikult sõidame. Me ei sõida ühtegi, ütleme, sihtkohta mingitel kommertsalustel ja ma tulen tagasi ikkagi selle 30-70 suhte juurde, et see teatud määral loob need väga selged need piirangud, et kui võtta väga selgelt uus sihtjaam ette, näiteks, et Riiga hakkame sõitma, siis see tähendab igal juhul täiendavaid kulusid ja ütleme, see piletitulu suure tõenäosusega ei kata ka jälle sellisel juhul tähendab, et siin peab nagu selles mõttes nagu aru saama, et jah, kui riigi poolt tuleb see otsus, ja siin oli üks küsimus, mida ma ka siin kuulsin, et me püüame selles suunas, tähendab, et oleks ümberistumised tagatud Valga linnas, aga seal on ka täna see olukord, eks, et meie rongist maha astudes ootab ees ikkagi oluliselt vanem veerem. See kvaliteet ei ole tegelikult see, nii et väga suurt nagu, potentsiaali sellisesse teenusesse kindlasti ma ei usu. Kolleeg Laurson, teine küsimus. Siis Örni Loodma, Toomas, mina ja siis on lõpp. Elroni juhile, et ütlesite, et riik otsustab, te olete Elroni juht, et kas te olete teinud kuhugi mingeid ettepanekuid, et rongid Tallinn-Tartu vahel on täis, et Riia suunas ei ole ronge, et kas te olete mingeid ettepanekuid teinud selles suunas, kas üldse on nagu loota, et keegi peaks nagu midagi otsustama? Meie ettepanekud on seotud nende samade slaididega, mida ma siin ka näitasin, ja need on eelkõige siis seotud sellele, kuidas parandada Eesti reisirongiliiklust. Et me oleme väga selgelt praegu keskendunud sellele, kuidas tegelikult parandada Eesti reisirongiliikluse kvaliteeti, suurendada väljumisi, tagada Eesti inimeste paremaid liikumisi. Aus on öelda, et meil ei ole hetkel seda eesmärki, et kuidas sõita rongiga Peterburi, Riiga või veel kuhugile. Et see on nii. Kolleeg Loodma, palun. Aitäh. Ma olen nendest viimasest paarist selgitusest pisut hämmeldunud ja ega päris tõsiselt, kui ma mõtlen ka sellele diskussioonile, mis meil oli siin paar aastat tagasi, kui rongiliiklusest rääkisime. Ma võtsin väga hea, 3 aastat tagasi, jah. Ehk siis, ja ma võtsin ette praegu, värskendasin mälu transpordi arengukava osas, kuhu ka minu mäletamist mööda Tartu oma sisendi andis ja kus ka riik siis ka tartlaste soove arvestas. Ja seal on nagu 2 asja. Üks on see, et aastast 2020 on rongiliikluse kiirus Tallinn-Tartu vahel 160 ja teine asi on see, et tagatakse ümberistumiseta reisimise võimalus suunal Tallinn-Tartu, Valga, Riia. Ümberistumiseta. Ehk siis, härrased,
kas ma saan aru, et see 2014. aastal Riigikogu poolt vastu võetud arengukava ei ole täna enam aastal 2016 eriti pädev? Väga tabav küsimus, olles ise selle kava koostamise juures olnud, juba eos oli see puudujääk, et sinna eelarvet taha ei tekitatud. Ja täna me, on see siis mina või Andrus või meie kolleegid, sisuliselt nii-öelda esitleme samu mudeleid, samu stsenaariumeid, tuletame neid asju meelde. Aeg on selles mõttes kehvemaks läinud, et see tulu, mis tuli konkreetselt Eesti Raudteele transiidiveost, selgelt enam sellisel kujul ei eksisteeri ja paljuski need võimalused, mis sinna, või unistused, mis sinna kavasse on kirjutatud, on läinud koos sellega siis vee alla. Kolleeg Toomas Kapp. Üks-kaks. Aitäh. Veel korra tunnustan seda, et Elron on taset tõstnud, aga see on see vana jutt, et homne rekord on ülehomne norm. Tartu on tudengilinn ja teeks ühe tudengiliku nalja, et tõenäoliselt Läti pool saaks katta odava õllega osa seda puudujääki ja Läti valitsus oleks huvitatud, aga annaksid teile selle sõnumi kaasa. Selle asemel, et ise läbi Riia autoga rallida, oleks ikkagi jube hea, kui tartlased saaksid samamoodi Riia poole lennata või sõita rongiga, sest Tallinnas on 400 000 inimest, kogumisalal 500 000. Riias on 1 miljon inimest. Riiast läheb oluliselt palju rohkem lennukeid otse. Ja selles mõttes on Lõuna-Eestile seesama ühendus hästi oluline. Ja kui räägiti Rail Balticast siin volikogus, et see hakkab läbi Pärnu kärutama, siis tegelikult oligi see tasakaaluks Tartule lubati, et te saate siis kiired rongiühendused. Et see oleks sõnum teile kaasa. Katsuge kaasa aidata seda normi. Aitäh! Kolleeg Kekkonen oli seal. Oled veel? Tahad, mõtlesid ümber? Siis Olev Raju ja siis ma proovin ka ühe küsimuse välja mõelda ja lõpetame küsimuste vooru. Ma jätkan sealt, kus kolleeg Loodma küsimus oli. Mina olen see hull, kes need 8000 arvu, mis järgmise aasta riigieelarves on kõik läbi vaadanud. Kuidas ta mõistusele mõjus on omaette küsimuse tehtud ta sai. Ja siit tuleb nüüd üks väga valus küsimus. Ma vaatasin praegu neid teie plaane, need on üles ehitatud riigi dotatsioonile. Järgmise aasta riigieelarve projektis on päris kõvasti õhku. Mis saab siis, kui neid dotatsioone sellisel kujul ei tule, mis kipub minema lähiaastatel üha rohkem reaalseks variandiks? Infra poole pealt lühidalt kokku võttes need samad tagajärjed, mida ma põgusalt ka puudutasin, kiiruste vähenemine Narva suunal, kiiruste vähenemine Keila Paldiski suunal, kiiruste vähenemine 4-5 aasta pärast Tartu suunal, Koidula ja Valga suunad juba varem. Nii, aitäh. Ma küsiksin, mis te arvate, millal me võiksime teiega lähetada teele esimese üle paljude aastate reisirongi Tartust Pihkvasse? No vanemad inimesed mäletavad, et selline rongiliiklus oli olemas ja väga populaarne, väga hästi kasutati ja terve Lõuna-Eesti kasutas seda. Ja no Tartu-Riia oli ka olemas, seda ma ei küsigi, seda on nii palju puudutatud. Mina ei julge sellele vastata, ma arvan, et teatud asjad on vist sellised, mis aeg on nagu möödas ja enam ajalugu tagasi ei tule, et me oleme väga palju maavanemaga rääkinud nendest inimestest ja inimeste hulkadest ja rongidest, mis omal ajal Jõgevat nagu teenendasid. Ma arvan, neid näiteid leiab ka teistest kohtadest veel, eks, et lihtsalt olukord on nii palju nagu muutunud, et ma arvan, et kui me Riia seisukohalt olime praegu väga niimoodi skeptilised, siis Pihkva osas me ei julge üldse mitte midagi öelda. On aus vastus. Nii, aitäh. Meil küsimuste voor lõpetatud. Aitäh ettekandjatele ja vastajatele.
kui teil tuleb veel häid mõtteid, mis vastustes ei ütlemata, siis me oleme hea meelega valmis vastu võtma teie poolt saadetud meile, mis lähemalt selgitaksid teie vaateid nendes küsimustes, mismoodi Lõuna-Eesti ja Tartu võiksid panustada ja kuidas meie inimesed saaksid paremini siin arenema, aga see ei ole ainult inimeste reisimise küsimus, see on palju rohkemat. Aga meil tuleb ilmselt sõnavõtuvoor veel, aga palun teile. Ma lihtsalt nii palju omalt poolt tänan tõesti ja võib-olla, et see meie jutt väga sellises mustades värvides, ma loodan, et ei paistnud väga mustades värvides, et eks alati on elus nii, et meie soovid on natuke suuremad kui võimalused ja seetõttu ikkagi see, mida me ka omalt poolt siit Elronina nagu näitasime, et me näeme tegelikult, et me läheme siit 2017 edasi väikeste sammudega, aga selgelt ikkagi paremuse poole nagu liigume, et see on selge meie nagu soov ja visioon, et see võiks jääda nagu tänases kõlama. Et suur aitäh teile! Aitäh! Soovite lõppsõna? Aitäh! Soovin tänada, see on kõik. Linnapea soovib lõppsõna. Sõnavõttu soove on 2 siiski, jah? Okei, palun. Ma ütleksin ka mõne mõtte. Ma tänan head volinikud selle väga aktiivse arutelu eest ja me andsime kaasa Tartu poolt väga selge sõnumi nii Eesti Raudtee kui Elroni juhtidele ja ka nende riigiettevõtete üldkoosolekutele, mis on Tartu vajadused, ma ei hakka neid üle kordama, need kõlasid kõik meie sõnavõttudes. Mida ma tahan öelda on see, et me linnavalitsuse poolt kindlasti jätkame nende teemade ülevalhoidmist, nende teemadega nii ütelda vastavate ametimeeste ja poliitikute pommitamist. Aitäh! Nii, aitäh! Lubage mul siis ka mõned mõtted veel lisada. Head kolleegid, me ju tegelikult põhiteema ei olnud ju meil mitte selles, et kas me saame kuskil lõigu peal lennata 160-ga või 140-ga või piisab 135-st. Meie põhimure oli siiski selles, et meie ühendused, mitte ainult linnajuhtidel, vaid pigem ikkagi Lõuna-Eesti inimestel ja kuivõrd me oleme Tartu linnavolikogu, siis esmajoones tartlastel ja Tartu külalistel on liikumisvõimalused piiratud. 21. sajand, aga me ei saa Tartusse kõiki selliseid konverentse, olgu siis ülikool või muud asutused korraldada, sest et külaliste siia saamine võib osutuda liiga ressursikulukaks. Esmajoones pean silmas seda ressurssi, mida me kunagi tagasi ega juurde ei saa, ehk ajaressurssi. Kõik muu on nagu ta on, aga aega me tagasi ei saa. Selles mõttes oleks muidugi kiirelt kohale lennata hea, aga see ei ole peamine eesmärk. Ja kui me täna puudutasime siin mõlemale ettekandjale ilmselt ebamugavat teemat ehk ühendust Riia suunal, siis me ju tegelikult saime vastuse ei, et sisuliselt nagu lootust ei ole. Me ei räägi sellest, eks me peaks 120-ga saama sinna, isegi mitte, rääkimata 160-st. Me räägime sellest, et saaks Riiga rongiga ja täpsustasime, et see oleks oluline ka Riia lennujaama kasutamise koha pealt. Ja see teeb natukene kurvaks, aga nii nagu linnapea just ütles, et ega me siia kurvastama ka ei ole tulnud. Analüüsime selle info läbi, mida me täna kuulsime ja siis teiega koos kavandame järgmised sammud, kuidas neid probleeme siiski üritada vähemalt lahendada ja
ja kuidagi meie võimalusi siin Tartus ja Kesk-Eestis ja Kagu-Eestis avada. Ma olen tõesti nii vana inimene, et ma mäletan Pihkva rongi, ma mäletan Peterburi ühendusi ja Riia ühendusi ja on mul olnud võimalus töötada reisibüroo direktorina, kui nädalavahetus turismihooajal me võtsime vastu paarkümmend autobussitäit turiste Peterburist, Pihkvast, Riiast, Tallinnast, siis oli see vaikne nädalavahetus. Paarkümmend bussitäit. Kui me räägime 30 või rohkem, siis see oli töine nädalavahetus, aga see tähendab Tartu populariseerimist, Tartu tuntuse tõstmist ja ka töötasud tartlastele, meie inimestele. Aga see tähendas ka seda, et meil endil, nii tartlastel kui Lõuna-Kesk-Eesti inimestel olid avaravad võimalused kasutada neid kultuurimälestisi, turismiteenuseid, mis asusid ka väljaspool Eestit samadel suundadel. Ja praegu on see ju tegelikult piduri nendele ettevõtjatele, kes on palju panustanud siin, olgu siis spa-turismi või loodusturismi või ka minu pärast seiklusturismi võimaluste avardamisele Tartus, aga turistid, potentsiaalne turist ei pääse kohale. Muidugi, kui me räägime Peterburist või Pihkvast ja idasuunas, siis selge see, et on teisigi ja palju probleeme ja need ei lahene kindlasti mitte täna. Aga kui me täna sellega ei tegele, siis nad ei lahenda ka homme ega ülehomme, et me peame siiski olema valmis ja tegema omalt poolt kõik, et need võimalused oleksid lähemal ja me saaksime neid kasutada ja sellest oleks kasu mitmepoolne. Nii et veel kord tänud ettekandjatele ja loodetavasti me leiame teed, kuidas selle teemaga edasi minna. Aitäh! Head kolleegid, oleme siin 1,5 tundi ja pealegi töötanud, oleks mõistlik vist natukene jalga sirutada. On nii? Ja kas me teeme seda 10 minutit? 10 minutit, et 55 jätkaksime. Aitäh! Vaheaeg.